Äsja sai kinnitusteave, mis muudab selle sõja kaalu. Iraan hakkas otsima Venemaalt kiiret abi, et säilitada oma sõjalist võimekust ja püüda mitte kaotada oma mõjuvõimu Hormuzi väina üle. Financial Timesi andmetel on Moskva lõpetamas Teheranile etapiviisilisi tarneid, mis hõlmavad surmavaid relvi, droone, toitu ja ravimeid. Euroopa liidrid süüdistasid G7 kohtumisel Venemaad Iraani abistamises luure, droonide täiustamise ja sõjalise toetusega. Sergei Lavrov eitas luureandmete jagamist, kuid tunnistas, et Moskva on Iraanile sõjalist varustust tarninud. See abipalve ei tulnud juhuslikult, vaid ilmnes hetkel, mil Teheran sai oma mereväe struktuuris otsese löögi. Ameerika Ühendriigid kinnitasid 26. märtsil Alireza Tankseeri revolutsioonilise kaardiväe mereväe komandöri surmarünnakus. See on keskne nimi, sest sõda merel on muutunud konflikti üheks kõige tundlikumaks punktiks. Vaidlus ei käi ainult Iraani, USA ja Iisraeli vahel. Hormuzi väin on elutähtis läbipääs. Umbes 1/5 maailma naftast ja veeldatud maagaasist liigub läbi selle piirkonna. Kui väin on suletud, mõjutab see lisaks Lähis-Idale ka laevu, kindlustusi, veotasusid ja kütust. Inflação em várias partes do Reuters ise teatas, et sõda peaaegu halvatas selle marsruudi kaudu toimuvad saadetised. Barclays hindab, et pika blokaadi korral võib kaduda 13–14 miljonit barrelit päevas, mistõttu viimastele sündmustele pööratakse suurt tähelepanu. USA keskväe juhatuse andmetel on Iraanis tabatud üle 10 000 sihtmärgi ja hävitatud 92% Iraani suurimatest laevadest. Pentagon kinnitas seda samuti. Esimest korda sõjas kasutati konfliktis merel patrullimiseks mehitamata droonpaate. See saavutati õhurünnakute, mereväe surve, luure ja autonoomse tehnoloogia kombinatsiooniga. Washington püüab lämmatada Iraani võimet merel tegutseda ka ilma üksnes mehitatud laevadele toetumata. Selles olukorras ütles Donald Trump, et sai Iraanilt suure kingituse. Reutersi andmetel seisnes see žest 10 naftatankeri vabastamises Hormuzi väinas. Samal ajal teatas Valge Maja, et pikendab kuni 6. aprillini pausi rünnakutes Iraani elektrijaamade vastu. Kuidas seda sammu mõista? Ameerika Ühendriigid avaldavad maksimaalset sõjalist survet, kuid jätavad kokkuleppe võimaluse. Miks? Rahu on kaugel, sest mõlemad pooled nõuavad liiga palju. Ameerika Ühendriikide ettepanek Iraanile, mille Russev saatis Pakistani kaudu, nõuab kõrgelt rikastatud uraani väljaviimist, rikastamise lõpetamist, ballistiliste rakettide programmi kärpeid ja Iraani toetuse vähendamist relvastatud rühmitustele piirkonnas. Iraan nimetas plaani ühepoolseks ja ebaõiglaseks, nõudis sõja püsivat lõpetamist, kahjude hüvitamist ja jätkas suveräänsuse kaitsmist Hormuzi üle. Ehk siis sõnumeid vahetatakse, toimub vahendus, kuid tegelikku lahendust veel pole. Selle kriisi keskmes on ka Venemaa. Sel neljapäeval ütlesid Euroopa ametnikud, et Moskva on aidanud Teherani satelliidipiltide ja droonide täiustamisega, mis nende sõnul tugevdab rünnakuid Ameerika vägede ja piirkondlike sihtmärkide vastu. Kreml eitab seda. Teema muutus avaliku surve objektiks G7 kohtumisel. See muudab olukorda, sest näitab, et sõda ei ole enam ainult kohalik lahing. See segab juba Lähis-Ida Ukraina sõja, suurriikide rivaalitsemise ja strateegiliste marsruutide pärast käivat võitlust. Kes on selle keskmes? Iraan, Ameerika Ühendriigid, Iisrael, vahendajad nagu Pakistan ning kaudselt Venemaa ja Euroopa suurriigid. Lõppkokkuvõttes on sõnum selge. Iraan otsib Venemaalt kiiresti abi, vajades hingetõmbe aega, kuna tema sõjaline struktuur on tugeva surve all ja kontrollivõime piiratud. Hormuzist on saanud poliitilise ellujäämise trump. Venemaa tuleb sellesse võrrandisse, sest suudab pakkuda sõjalist tuge, tehnoloogiat, luureinfot ja aega, ning Hormuz jääb kõige keskmesse. Sest just seal püüab Iraan endiselt näidata, et isegi nurka surutuna suudab ta maailma majandust kahjustada ja sundida oma vastaseid läbi rääkima.
Seetõttu on sõda jõudnud veelgi pingelisemasse, delikaatsemasse ja ohtlikumasse faasi.